väga kahtlane tunne on, et eks ma üritasin endast maksimumi muidugi anda, aga teades, milline ma olen kogu aeg olnud, siis ma ei ole kunagi enda tulemuste või nii-öelda asjadega, mida ma teen rahul täiesti, et alati saaks paremini. Ma päris kaua kahtlesin kahe teema vahel. Üks puudutas Eestis nii-öelda noorte äraminekut siis, et mis neid välismaale nii-öelda kutsub. Ja teine teema, mille ma lõpuks valisin, oli tõe otsimine. Et kuidas tõde siis, milline see seostus või seotus nagu kunsti, teaduse või ma ei mäletagi poliitikaga vist. See tundus kuidagi kõige õigem teema hetkel. Aga eks seda ole näha, mis siis kirjandust saab. Kumb eksami osa nüüd raskem oli? Kindlasti kirjutamine. Et selle peab nii läbi mõtlema. Ja eks see ole mõnes mõttes nugade peal kõndimine. Et alati ju see kontrollija, hindaja ei pruugi sinu arvamusega nõustuda, kuigi see kirjand peaks olema üldiselt väga objektiivne, siis ma kahtlen selles. Et siiski mingid eriarvamused hakkavad seal rolli mängima. Ja kuidas tegelikult tavaliselt kirjandi kirjutamine välja on tulnud? Ega ma pole ühtegi kirjandit nagu proovikirjandit nii tõsiselt võtnud, et pigem ongi, et korra vaatan jälle mingid raamatud üle, mis ma olen lugenud, tuletan meelde ja lihtsalt lähen kirjutan nii nagu tuleb, aga see närv, mis mul nüüd täna, eile, üleeile oli, see ikka kohutav. Ma ei tea, kas mul isegi Eesti Laulu vist ei olnud sellist närvi. Ma ärkasin täna hommikul üles, mul oli süda paha lihtsalt. Ma käisin mööda maja ringi, et ma ei tea, kas ma üldse ellu jään täna, aga jäin. Ja kuidas see eksami aeg tundus, et oli piisav? Täna vist isegi oli. Tavaliselt proovikirjandeid, kui ma olen kirjutanud, siis on nagu mingi pool tundi, tund puudu jäänud, aga selge on see, et eks me oleme kõik tüdrukutega, pole kuskil telefonidega Facebookis istunud ja pole ju terve see aeg keskendunud, aga võib-olla mingi 10-15 minutit oleks võinud juures olla, aga selles suhtes oli väga okei see 6 tundi. Ja siin on nüüd tulemas veel kohustuslikud eksamid, et mis sa ise enda kõige tugevamaks kirjas pead? Võib-olla kõige tugevamaks, aga samas ka kõige suurema kaaluga eksamiks ma peangi eesti keelt. Et see on nüüd see eksam, millele ma olen kõige rohkem keskendunud. Samas ma arvan, et mul ei ole ka matemaatikaga, inglise keelega probleeme. Aga eesti keel on see, mis on mulle kõige südamelähedasem ja kõige suurema tähtsusega ka. Ja kuidas on tulevikuplaanid? Kas juba on? Mingid mõtted meil liiguvad, aga neid ma veel praegu ei avalikustaks. Päris kaua mul oli see plaan, et ma võtan vaba aasta ja mõtlen, mida ma tahan konkreetselt teha, aga mida aeg edasi läks, siis seda enam üks valdkond mind ikkagi aina rohkem enda poole kiskus ja loodetavasti, kui kõik hästi läheb, siis ma lähen sügisest ülikooli, aga samas teades mind, siis mu plaan võib veel väga palju muutuda, et kes teab, järsku mul ikkagi peale eksamit tuleb see mõte, et võiks akadeemilise aasta võtta või mida iganes. Aga suuremad tulevikuplaanid pigem Saaremaaga või? Kunagi kindlasti, nagu ma juba üks kord lubasin, aga esialgu on ikka Tallinn, ma arvan, ja kes teab, et võib-olla ma käin vahepeal ka välismaal ära. Et nagu me kõik tahame tegelikult näha, mis on piiri taga ja kuna meil see võimalus nüüd on antud, siis miks mitte sellest kinni haarata.